tere õhtust, jalgpallisõbrad! Minu nimi on Henrik Mürk ja täna kommenteerin teile esiliiga kohtumist, kus vastamisi lähevad Tallinna FCI Levadia U21. Aga nüüd tundub, et Elva on saanud au see kohtumine käima lükata, mida nad teevad nüüd. Ja kohe number 63, Bogdan Mirosnitšenko. Vahepeal Levadia oma rünnakut tegemas on, kui tuleb ka peale lööka, aga see läheb ilmselgelt üle. Nii ei juhtu, ma arvan, sellepärast, et rumal palli kaotus ja nüüd Kuusev palliga. Tuleb ka peale lööka kaugelt, aga see läheb ilmselgelt mööda. Kondratski siis. Ikka veel Kondratski, kas võetakse veahinnaga maha, tuleb ka pall alla ja sealt siis palli kuivatamas ja pikka outi viskamas, aga see nii pikk isegi ei tunnud või noh, ta oli natukene siukse madala kaarega ja tuleb ka peale löök Elvalt, aga see läheb üle. Korraks juba tundus, et sai mööda sealt Elva kaitsest. Aga ikka keerutab, viib palli ka alla, ei saa päris keegi Levadia mängijatest vahele. Ja tuleb värav! Tuleb sellisest natukene naljakast olukorrast värav Levadial ja kodumeeskond Tallinna FCI Levadia U21 on seda kohtumist juhtima läinud. Aga tõsiasi on see, et Levadia on 1-0 juhtimas ning eks see värav oli ka õhus. Et siin Kuusev oma äärelt väga ilusti oli sellega toimetamas, aga nüüd Käblik ise saab uuesti peale löögile ja nüüd siit on nüüd 2-0 ja see on küll väravalaadne toode. Väga kena, lahtine pall sinna jäigi otse Käbliku tee peale ning ei läinud Käblikul rohkem kui 2 puudet, kui ma õigesti nägin. Ja virutas tihtipeale äärekaitsed, need mehed sellisesse rolli ka on, aga nüüd Levadia ise on saanud pallile ja tuleb ka, kas tuleb ka peale löök ja Henri Käblik lööb seekord üle, kui... Aga nüüd nurgalöök tuleb kasti. Elva on seal vahel. Jätku olukord ka, Levadia saab natukene Kuusev ära. Saab jooksma Käblik, kes on jäänud ainukese mehena ette, saab mööda sealt ühes kaitses ka ja kas tuleb ka löök, tuleb löök, aga jõuab ette. Viib teise äärde. Paremat äärt mööda nüüd Elva tulemas. Tuleb ka pall kasti. Kas saab sealt pea vahele? Saab ilusti peale löögile. Aga see on... Lõpet. Sellise seisuga. Ning eks nad on ka siin pidevalt teise poole alguses rünnanud. Jätkavad ka praegult sellega ja nüüd tuleb ka Leetmeed sealt hea peale löök, aga Skortsov nüüd kontrarünnakus. Käblik peale lööki sooritamas on, aga on Elva vahel. Suudab praegu uuesti selle ja tuleb siit punane kaart Pragale. Mängu sattus, siis suudab ka pikka outi mängida. Ning tuleb ka seekord. On siin pikk lahtine pall, tuleb ka siukse käärlöögi taoline toode siin Elvalt, aga ning ilusti tegutses siin Karasjov. Tuleb väga napilt, läheb see. Nüüd kastis ju, sest Levadiale ikkagi punane kaart all. Saab ka löögile ja tuleb ka laht. Ning sellega on ka see kohtumine lõppenud. Seisuks siis 2-1 kodumeeskonnale, Tallinna FCI Levadia duubelmeeskonnale Elva